raske sõit oli. Rada oli vastavalt klassile, nagu ta peab olema. Kännud olid sellised, mis oleks võinud nagu madalamad olla. Aga muidu on, nagu ikka, sõitsime omas tempos. Vaatad, see on see raja, kust läbi pääsed ja kui läheb läbi, siis läheb läbi, ei lähe, paned vintsi külge ja lihtsalt peab kiirelt tegutsema. Seal midagi oodata ei ole. Pead otsima endale puhast rada. Hullu ei ole mõtet panna. Too tavaliselt maksab kätte. Et kui hakkad väga seal. Eks mõne koha peal peab lihtsalt võtma mõned riskid ette, et kiiremini saada, aga pead ikkagi hoidma pea selge. Meil läks kojamehed ka ära, et nähtavus oli põhimõtteliselt 0, aga sõitsime nii külje pealt nii palju kui nägid ja nii palju kui väiksest august välja paist. Algul sõideti üks porilaud ära küljest, see siis krohvis meil seestpoolt ka kõik klaasid ära. Kui ta ei ole, siis ta ikkagi hakkab sisse pritsima. Kõigepealt väike ehmatus oli hommikul kohe, auto ei tahtnud käivituda enne starti minekut nii-öelda, et peale eilset kvalifikatsioonisõitu nagu oli kõik tundus normis aga saime ikkagi käima ja saime starti ja võtsime selles mõttes nagu idee oli võtta rahulikult asja, et ei lähe nagu hullu panema midagi, et vaatame, jäime sinna 6. eile kvalifikatsioonis, et proovime nii-öelda siis tagasõita esimestel, et esimene ring on alati selline raja otsimine ja siin raja peal kändude ja kivide siis nii-öelda ülesleidmine, et hullu ei hakanud midagi panema, aga ja suht alguses juba esimese ringiga vist olime suht ees juba, et esimesed teised seal juba vahetasime kohti juba. Ja siis hoidsime oma tempot lihtsalt ja selles mõttes otseselt infot meil ei olnud, et nii palju kui ise nägime, et kellest mööda sõitsime, teadsime, et palju me ees oleme, aga teise koha omaga me ei teadnud otseselt, et palju meil vahet on ja selle nagu ikkagi hoidsime lõpuni peal. Et üritasime ikka pingutada lõpuni. Aga rada oli suhteliselt ikka kände ja kive on palju, et tampis kõvasti ja selline tõsine võidusõit. Teie sõidu ajal tuli see vihm peale. Palju see pidamist ja olusid tingimusi rajal muutus? Vihm lõi kohe, põhimõtteliselt hetkega lõi raja hästi libedaks, sellised ongi need keeraku kohad siin, see Savimägi, mis siin on, et selle lõi kohe, et pidid ikkagi tagasi hoidma, et külg hakkas ikka libisema ja ei keeranud enam niimoodi see masin. Et ütleme niimoodi, et tempo võttis ikka maha, et see vihm. Ja meil nagu soojendust autol ei ole, et siis klaasi lõi ka seest uduseks, et nähtavus läks ka tunduvalt kehvemaks. Hommikul oli start ja võtsime 6. positsioonilt, hakkasime sõitma ja võtsime selle taktika, et nägime, et nii värsket raielanke rajale nii palju juurde tekkinud, et kuskil julgelt 50-60% rajast oli vist lihtsalt raielangi peal kändude vahel sõitmine. Siis saimegi taktikaks võtta selle, et äkki proovime lihtsalt esimene tund aega rahulikult sõita, hoida oma positsiooni, võib-olla natuke parandada, vaadata, mis sees teevad, äkki hakkavad lagunema. Peaksime rohkem selle taktika peale, aga saime tund sõidetud, siis vaatasime, et ei juhtu nagu midagi, et tuleb ise kiirust hakata lisama. Aga siis hakkasid meil endal tehnilised probleemid pihta ja siis proovisime nendega seal võidelda. Ja nii ta läks, et saime isegi külili korra isegi ära käia, et tegime sõidu vea ja ei olnud täna. See ei läinud kõige paremini, aga õnneks Vintsiga või Vintsmani abiga saime selle auto uuesti püsti ja hakkasime sõitma jälle. Aga väga põnev võidusõit oli, et esimeseks tulime siis peale teist või eelviimast kurvi vist, saime alles esimese koha. Et ülejäänud aja olimegi positsioonil 3. või 4. Vintsmanil oli palju kõrval vaatamist ja juhendamist kändude vahel, ja seal taga ka jõesängis kivide otsas, et kus ja mis ja nii ta tuli. Ja viimase ringile täitsa peaaegu viimases augus saime mööda esimesele kohale, et täiesti üllatus mõlemale.